tere, armsad tähetarkuse huvilised. Täna meil on eriti tore päev, sest külas on Igor Mang, kes on meie kõige armastatum, kõige kuulsam tähetark, astroloog. Mina ütlen tema kohta ka prohvet. Kuidas sa ise arvad, et oled sa prohvet? Rõõm kuulda selliseid ilusaid sõnu. Jaa. No ma olen ikkagi astroloog. Ikkagi astroloog, sest et... Astroloog ja astroloog tähendab ka ennustajat. Mõned, eriti noored, et see ennustamine ei ole tähtis ja milleks siis prognoose ja horoskoope tehakse, kui ei ennustada. Täpselt. Kõik asutused ja ettevõtted ju ka teevad prognoose, kuidas neil siis hakkab minema. No ma olen tegelikult natuke vaadanud isegi neid mitmekümne aasta taguseid väljaütlemisi, mis sa oled kuskil loengutel teinud või midagi. Juba siis sa ütlesid, juba siis sa rääkisid sellisest tsivilisatsiooni lõpust ja... Jaa, juba siis see käib punase joonena läbi. 27 aastat töötasin Maalehes ja iga aasta tegin astroloogilise prognoosi ja sealt käis läbi, et kõige tähtsam on loodushoid. Aga no muidugi siin 30 aastat tagasi sa ei tundnud seda kõike nii teravalt. Praegust ma tunnen väga teravalt. Viimased aastad, kui ma need prognoosi teen, ma tegelikult tahaks karjuda ausalt öelda. Ma täitsa saan aru. Inimesed, mida te teete? See tsivilisatsioon liigub ökoloogilise kollapsi poole, sest mida riigi tasandil ei tehta midagi. On üksikud inimesed, kes väga püüavad loodust hoida ja sorteerivad isegi prügi. Aga no see on nii köömesta ja ita siin peab olema riiklikult tase. Muide, ma täna tahan rääkida astroloogia lugu Eestis. Astroloogia lugu Eestis? Jah. Et ühesõnaga sa võtad lahti Eesti kaardi, ütleme, või räägid sellest, et Eesti on sündinud seal 24. veebruaril. Ei, sellest ma ei räägi. Ma räägin, kuidas ma sukeldusin Eesti ühiskonda tänu astroloogiale. Ja minu aktiivsem astroloogia-alane tegevus sai alguse 71. aastal, kui ma tutvusin oma õpetaja Veera Karlona Savendiga, kes elas Valgeose 7, korter 10. Ja selle aadressi mulle andis tulevane psühholoogia professor Anti Kidron, kellega ma koos töötasin Krüsveldi raamatukogus. Ja tema nägi, et mina otsin astroloogia alast kirjandust. Ühesõnaga, sa otsisid juba, sa juba... Jaa. Ma olid töötasin huvitatud. Kreutzwaldis ja no siis liikusid ju käest kätte need trükitud horoskoobid, et kui oled seal 22 märts kuni 21 aprill, siis oled jäär ja nii edasi. Neid trükiti läbi kopeeri, paberi ja nii tuli palju. Aga mind see juba kohe hakkas huvitama. Ja nüüd sattudes raamatkoguste tööle, muidugi tuli mõte, aga ma vaatan, mis siin selle kohta on. Ja Anti tuli mulle appi. Ta oli vanem töötaja ja me leidsime ühe harulduse. Ja me leidsime ühe harulduse. No ja seda ma pärast näitan. Mul jäi ikkagi ta portfeli, mis me jätsime garderoobi tead. See on, no sa oled võib-olla isegi näinud astroloogia käsiraamat, matemaatik Wittlichi poolt koostatud. Ma ei ole seda näinud. Oledki näinud? Ei ole. Ei ole näinud? Pärast vaatame. Pärast vaatame, jah.
33. aastal Tallinnas välja antud. See oli kohe õpetus, kuidas teha. Ja sellega ma käisin osakonnast osakonda, küsisin töötajatelt sünnipäevasi ja siis ise loomustasin. Ühesõnaga, seal oli täitsa õpetus, et kuidas seda sünnikaarti kuidas teha. horoskoop kokku panna. Et kõik need, mitte ainult siis, mis on sinu tähemärk, vaid ka sinu tõusumärk, sinu kuu ja kõikide planeetide asukohad või? Jah. Nii. Ja. See oli juba huvitav. Ja see raamat pakkus huvi paljudele, nii et hakkas käima käest kätte ja selle peale ehmatas tollel ajal ametiühingu esimees seltsimees proua Kaev. Ehmatas ära, et see läheb kaduma. Ja ta võttis enda kätte ja pani selle lauasahtlisse luku taha. Aga mina juba jõudsin paljundusosakonnas teha koopia. Ja siis muidugi tutvus vanaprouaga. See oli väga saatuslik, erilise tähendus. Mõni inimene sinu elus võib midagi väga tähtsat tähendada, midagi suurt. Ja kaks inimest ongi Anti ja proua Savendi. Sest temal olid konspektid, mida ta mulle andis ja need olid eesti keeles, sest ta kuulus astroloogide seltsi. Ja need olid Eesti-aegsed kindlasti ka või? Eesti-aegsed, jah. Ja sest raamatukogus, Kreutzwaldi suur raamatukogu, seal oli eestikeelsed mõned kalendrid ja vaat see Wittlichi raamat. Saksa keeles ikka oli üht-teist. Ma saksa keelt ei lugenud. Vene keeles oli ka mõned raamatud. Nii. Ja muide mõne aasta pärast ma tutvusin veel ühe astroloogiga Aleksander Peep Kaimi külast, kes oli muide ainuke diplomeeritud astroloogi Eestis. Ja. Tema oli lõpetanud Leipzigis astroloogia kooli, kus oli 3 aastat. Ta veel õigel ajal jõudis lõpetada, sest natsism tuli võimule Saksamaal ja selline asi nagu vabalt astroloogia oli keelatud. Ehk või sina kui ajakirjanik tead, et Himmleril oli niisugune seltskond Ahnenerbe, kes tegeles vanade ürikute kogumisega, maagilise asja, nad saatsid isegi oma ekspeditsiooni ju Tiibetisse ja otsisid Katarit ja kindlused läbi ja nii. Nemad võisid tegeleda ja Peep jõudis ära lõpetada, kui see kinni pandi ja ütles, et seal koolis liikus Aadu horoskoop. Aadu on siis Adolf Hitler, jah? Ja nad rääkisid, et kui ta alustab sõda, siis ta kaotab. Seal koolis räägiti, jah? Ja koolis räägiti nii. Ja muidugi siis ei saanud see pandi kinni. Peep elas Kaimi külas, see on muide 30 kilomeetrit Tartust sõita Elva poole. See oli päris pikk reis, kui sinna minna. Mind tegi temaga tuttavaks Werner Loo, koreograafia kooli direktor. Ma tean, et seal Peebu juures käis ikka päris huvitav seltskond, et seal paljud käisid ja said oma mingisuguse pisiku sealt. Ja Tartu esoteerika huviliste seltskond muidugi sai tihedalt seal käia. Nii. Ja 70. aastatel muidugi see oli tundmatu maa. Kui sa inimestele rääkisid, siis kõige sagedamini vastati,
utoopia, et see ei saa tõene olla ja ebateadus ja nii edasi. Aga 80-ndatel hakati juba nagu kutsuma siia-sinna rääkida ja 80 alguses oli veel üks väga tähtis juhtum ja sündmus. Mind kutsuti esinema perekonna nõuandlasse, mis asus Koidula tänavas. Koidula tänavas. Selle Gourmet kohviku vastas. Ja. Kohe vastas maja on alles, ma ei tea, mis seal nüüd on. Selle organiseeris doktor Noorman, kodaniku nimega Tõnu Ots, kes suhtles aktiivselt noorsooga. Ja ta oli seal ajakirjas Noorus. Ja issand, see oli mu lemmikrubriik, ma mäletan, ma nii alati nagu lugesin seda. Ila jooksis suunurgast, nii põnev oli. Ja ta oli tore veevala ja ta oli siuke nutikas, laia silmaringiga ja nii. Ja nemad võtsid mind tööle. Et ma peaaegu 3 kuud töötas. Perekonna nõuandla võttis sind astroloogina tööle. Astroloogina, jah. Vau. Ma istusin perekonna nõuandla juhataja kabinetis ja siis võtsin vastu kliente või kuidas. Oota, kliendid on siis olidki noorpaarid ja tulid, et kas me sobime oma vahel või kuidas see käis? Ei, tähendab, nendel oli nii, et kui inimene tuli, siis paluti, et ta täidab ankeedi, mis huvid tal on ja nii, no endast, et psühholoogilise ankeedi. Ja siis võrreldi, näiteks kellegi Jaan tuli ja tegi selle, täitis ära ja siis võrreldi Mari psühholoogilise ankeediga, Monika, Ülle. Aha, vaat Ülle sobib selle ankeediga, et tal on samasugused näitajad. Ja siis helistatakse Jaanile, et me anname teile telefoninumbri, Ülle telefoninumbri, helistage talle ja see oli nagu võib-olla saate kokkuleppel. Kergelt nagu kosja sobitus põhimõtteliselt. Ja 30% inimesi sai sellest abi. Tead sa mõnda, kes nagu päriselt abiellusid ka või? Ja kes ka abiellusid. Wow. Ja 30%. Ta ei ole nii palju, ta ei ole vähe ka. Ei, no muidugi ka esimese raksuga ei saagi alati ju panna kohe alati. Ja. Aga minu juurde tulid ainult perekonna nõuandla töötajate tuttavad. Ta töötas psühholoogid. Muide proua Rammul, kelle poeg on suur seksoloog. Ja ma mäletan, et ta väga hästi rääkis, kui kasulik on õhtul võtta üks pits konjakit. Proua Rammul rääkis, jah? Oota, ta oli psühholoog ise, jah? Või ei, ta oli ka seksoloog, ei olnud või? Seal oli ka narkoloog, jurist oli. Küllaltki suur seltskond oli. Ja nendele ma kõigile tegin kaardid. Ja siis nende tuttavad. Nad ei tahtnud päris tänavalt, et nüüd sama see Jaan tänavalt tuli ja nüüd talle kaart ka tehakse. Segaseks, keeruliseks teeb. Ja. Aga töötad ja mõtle, mis oli 3 kuu pärast, ilmub perekonnast Sovetski Estonia korrespondent. Et tema on kuulnud, et siin perekonnnõuandlas koostatakse horoskoope, et võidaks sel teemal rääkida. See võttis seltskonnas natuke nõutuks, sest kompartei ei lubanud tegeleda niisuguse asjaga. Ja. Vaata, siis sinu 3 kuud saigi läbi, jah? Sai läbi, jah. Temaga muidugi räägiti, aga räägitigi nendest ankeetidest. Aga info läks laiali. Ja mind hakati kutsuma koolimajadesse, lasteaedadesse, haiglatesse, Ullumajja, Paldiski maantee 52, Jämejala Ullumajja.
Kuule, see on hästi põnev. Kuule, ma igaks juhuks küsin vahele sellise asja ka, et kui sa käisid lasteaedades, need on ikkagi natuke erinevad asutused, et kas need, nüüd sa rääkisid kindlasti töötajatega ja mitte lastele, eks ju, aga et kas lasteaia... Ega lapsed ei kuulanud, lasteatöötajad. Aga kas lasteaia töötajad küsimused on ka erinevad näiteks hullumaja töötajate küsimustest, et kas need... No midagi jah, ma tundsin päris hästi Jämejala haigla peaarsti Ilmar Soomere. Meret, jah. Ma olen kuulnud, et ta on elus ja terve, jumal tänud, andku taevas talle palju eluaastaid, sest tal on huvitavad materjali. Ta on väga põnev inimene. Kuumõjudest inimpsüühikale ja veel seal. Ta on ju 60 aastat oma unenägusid üles kirjutanud ja see on nii põnev. Tal on raamat ka ilmunud, kus ta eelmises elus elas Indias oli ja praegune kehastus on tal Eestis. Nii tugeva müstilise kalduvusega sõnni ma ei ole kohanud, et sõnid on küllaltki praktiliselt kained reaalselt, aga esineb nagu näha. Ja see oli huvitav aeg, sest mul oli isegi, mind kutsuti Rummu vanglasse, Pärnu vanglasse. Vangla töötajatele rääkima? Ei, need olid vangid ka. Vangidele ka? Eeskujulikumad vangid, need, kes koolis käisid või mingi siis tööga seal hakkama sai. Aga see on nii põnev, mõtles, et kõiki näinud, kõik suguseid inimesi. Ja mäletan, et kui ma ära, siis mind saadeti, võeti mul portfell ja suur see pilt loomaringist saadeti väravani ja see, too teed. Ma käisin mitu korda. Ja. Ei räägi ära. No aga viisid teed siis või? No ma ikka viisin teed. Kuule, aga ma küsin jälle selle küsimuse vahele, kas on vahet ka näiteks presidendi ja mõrvari horoskoobil, et kas... No muidugi, kui president on ise mõrvar, siis ei ole vahet. Aga mõrvar ei saa presidendiks teada, siis see peab väga suure riigi pöördega, mis on kodusõjaga. Aga see ikkagi paistab sinu sünnikaardist välja, et kas sul on nagu siiapoole suund või sinnapoole suund? No jah, ikkagi jah. Sest kõik märgid omavad positiivset poolt ja negatiivset, kõik märgid. Ja. Aga nüüd inimesel võib olla miski ülekaalus. See sõltub ka, kuidas te eostati. Milline oli ema-isa suhe sel ajal ja nii edasi. Nii et ma käisin vabrikutes ja tehastes rääkimas. Need oli raske kontingent. Tõsi, mille poolest need rasked olid? Siis Prangli saarel kaluritele. No need olid toredad kindlasti. Viinapudel käis saalis ringi. Ma kujutan ette. Siis tuli minule ka. Salatoe Kaltso oli selline viin. See oli juba muidugi perestroika aeg. Oli nii ja seal oli usklikke ja joodikuid, nagu ikka see Neptuni märk. Eks ole. Ja kui ma rääkisin sellest astroloogia, ülemaailmsel astroloogiade kongressil Šveitsis, Lutsernis, Kaala õhtus, sest ma olin Baltikumist ainuke, siis õnnitleti meid, et sooritanud Guinnesse rekordi. Maailmas ei ole astroloogi, kes oleks kõikides ametlikes riiklikes institutsioonides esinenud astroloogiga. Ja veel kolhoosis, sofoosis, seda ei anna korrates, pole kolhoos. Just. See oli ja märgiti siis ülemaailmse astroloogide bülletääni, et Eestis on olemas vaat see.
ma ei tea, miks ei tulnud Lätist ja Leedust, ehkki ma tundsin sealt mõningaid ja nad isegi nagu lubasid. Ja vaat selles suhtes saan öelda, et 80 aastad olid minul väga huvitavad. Aga kas see ka sinu sünnikaardis või selles transiitkaardis oli näha, jah? See oli siis nii, et progressiivne päike läks Jupiteriga aspekti. Ja Jupiter on sotsiaalsus. Mul on Jupiter veevalajas, inimeste märgis, sõbrad, sotsiaalsus, ühiskond, kõik. Ja tarkused ka ju, kõrgemad tarkused. Ja siis ma hoolega töötasin, mis kätte sain. Üks asi veel huvitav asi, et kirjanik Enn Vetemaa oli esimene inimene Nõukogude Eestis, kes rääkis rahvale astroloogiast televiisorist. Rääkis ka? Jaa. See oli üks niisugune saade, kus nagu oli muidu kirjandus teemal, teatri teemal, kultuuri teemal mingi ja siis ta rääkis. Muidu tal pärast öeldi, vaata, et sa rohkem ei räägi. Ja. Aga mina nägin seda ja ma läksin kirjanike majja Harju tänav. Tema oli NAK-i noorte kirjanike liidu konsultant. Tema istus seal teatud kellapäevad ja Andrus Elenur veel mind viis sinna, kellega ma lõpetasin Olust peres Sofoostehnikumi. Nii, jah, mäletan, et tõus, tervitas, vaatas pehmemat tüüpi jäär. Ütles sulle? Ütleb mulle, jah. Ütleb, et ei, hoopis kõvemat tüüpi kaksik. Ja just oli, minul on 15 juuni sünnipäev, ma olen 20 juuni. Ahaa, ta on seal täitsa lõpus siis? Ta on lõpus, aga tal oli vist 5 planeeti kaksikutest. Ma ei ole nii puhast kaksikut näinud, kui on kirjanik Vetemaa. Ja ta oli väga mitmekülgne. Ta oli mitmekülgne ja ta oli vaimukas ja... Jah, ta kirjutas näidendeid, luuletusi, proosat. Muide ta oli ka heliloo, et ta ise kirjutas omal matuse muusika. Ja keemikahariduselt lõpetanud tipi. Kaksik. Abielus kaaluga. No näed. Nii nagu midagi. Aga tema kohe leidis kaalud. Ja kohe ei leidnud. Sellepärast oli vahetus elus. Nii. Ja tema mind finantseeris. Ta andis mulle raha. Ma näitasin, mida ma olen paljund. Ma töötasin Kreutzwaldi raamatukogus ja paljundasin. Muide mitte ainult astroloogiat. Ka muud huvitavat. Ja ta ütles, kuule, et kui sa paljundad midagi endale, tee mulle ka. Kõik, mis sa endale teed, tee mulle ka. Ja ma ütles krõbisevalt, raun. Aga tema käis ka muidugi välismaal. Ja ta tõi välismaalt kirjandust. Just efemeriid. Ja. Toona ei olnud meil ju äppe, et võtad arvuti või telefoni lahti ja sul on juba sünnikaart on kohe käes, vaid et sa pidid arvutama ja joonistama ja sina teed siiamaani käsitsi seda kõike. Käsitsi teen, jah. Mul ei ole arvutit, mul ei ole mobiili ka. Sest infot on tohutult ja enamus on rämpsinfo. Teadvus ei ole ju prügikast, eks. Teadvus tahab ka süüa, aga nii nagu me kõht tahab tugevat, rammusat toitu, tervislikku, nii tahab teadvus saada kvaliteetset infot, seda peab valima. Praegust on tarkuse näite see, mida sa valid, millist infot sa valid, millist muusikat, millist rõivaid, riided, milliste inimestega sa suhtled või püüad või kõik see.
inimese loovus ja temast saab teada valikute põhjal. Ja ma pole ise mõelnud, kusjuures, aga sul on hästi õigus. Ongi nii. Ja. Sest et seda informatsiooni sa saad mingeid vastuseid küsimustele, sul ei ole enam vaja pähe õppida mitte midagi, kõik on olemas. Aga jaa, et see, millised otsused sa teed ja see on oluline tõesti. Noored ei oska valida. Noored ahmivad kõike, mis pakutakse. Muidugi nüüd on juba noori, kes võtavad vastand suuna juba. On niisugune liikumine ka, et üldse ei taha selle tehnokraatiaga kokku puutuda ja televiisorit ei vaata. No kui saab nii. Minul avaldasid väga tugevat mõju joogaraamatud, mida ma sain vanaproua käest. Veera Savendi käest. Jaa, sest ta ise tegeles joogaga ja just hingamisharjutusi tegi. Rääkis, kuidas saad halba seisundit muuta, kui sa hingamistehnikat muudad. Ja seal oli hatha jooga, ashtani jooga, bhakti jooga, raja jooga. Need avavad sul hoopis teise maailma pildi. Ma töötasin paljundusosakonnas, tegin ka filmile koopiaid realiteetidest ja siis need raamatud ma lasin ka kõik ära filmida ja nüüd on muidugi kõik need kadunud. Ja. Kuule, aga sinuga samal ajal ju tegutses ka Gunnar Aarma, samamoodi tema õpetus oli, et kõik väga tähtis on hingamine, väga tähtis on toitumine, väga tähtis on liikumine ja kõige tähtsam mõtlemine. Aga kas sa temaga ka nagu... Jaa, mingi aeg väga tihedalt ma osalesin tema paastulaagritest, need olid aga põnevad juba sellepärast, et kokku tulid head tuttavad, kelle ikka intellektuaalne tase oli üle keskmise ja siis pärast jalutuskäiku, mis oli vähemalt 25 kilomeetrit või rohkem Valgeranda või siin Äädemest poole, Uulu poole ja siis olid diskussiooni õhtud väga huvitavad. Ja. Tema muidugi uskus astroloogiat, aga ta ei tegelikult, aga tal olid head raamatud. Max Heindeli, kuulsa astroloogi, need olid saksa keelsed. Ja me natuke rääkisime, et Gunnar Aarma kahtlemata ma saan pidada teda ka oma üheks õpetaja. Ja lõvi, positiivne lõvi. Ja kui lõvi on positiivne, siis ta nagu sisendab inimestel eriti, kui nad on depressioonis või nii, just optimismi, entusiasmi, elujõudu, kindlus, tahtekindlus, kõik sellised võimed ja nii. Ja siis 80 aastatel ühe loengul Pärnus, see oli Pärnu Kekk ja kuidas see loengul sattus, ma ei mäleta enam, aga igatahes pidasid loengu ära ja siis tulid noored naised mu juurde ja räägivad, et kas te tahaks tulla meile ühingteadusesse, et esinege seal, te saate ühingteaduse liikme pileti ja siis teile antakse komandeeringud. No, see asus kohvik Kultase peal, siis ta oli kohvik Moskva, selle peal korrusel, see uhke maja. Ja ma läksingi. Nii. Ja mulle veel öeldi, et oleks hea, kui te leiate inimese, kes natuke seda valdab, oponeeriks või nii. Aga mina just siis tutvusin Gustav Naaniga, akadeemik Gustav Naaniga, sest tal oli suvila seal, kus minu tol korral ma olin abielus Ülla Mangiga ja tema vanematel oli seal suvila.
Väänä-Jõesuus. Väänä-Jõesuus. Ja me aega seal käisime ja Gustav Laar oli üle tee. Ja mina läksin temaga rääkima. Ei, tema ei usu seda. Ja soovitas mulle üht naiste rahvast, Tatjana Urbi. Ja mõtle, ma ei hakanud talle rääkima, aga ma tundsin seda naist, sest see naine käis mul astroloogia kursustel. Ja ma ei hakanud talle seda ütlema, et tema ei tule ja aga läksin siis ikkagi üngteaduses konsiilium ette. Seal oli konsiilium, keemikud, füüsikud, veel keegi seal kuulasid ära. Just tore. Aga teate, siin ei ole mitte midagi teaduslikku. Me ei saa teile anda liikmepiletit. Aga me kasutame teid, kuna rahva seas on selline huvi, siis ma annan teile komandeeringud. Tõsiselt? Yeah. Kujutate, praegu kindlasti sulle ei antaks. Tänapäeval minu arust on asi hullemaks läinud veel. Hullemaks muidugi. Ja mõtle, mulle see nii meeldis. Ma sõitsin kõik Eestimaa kultuurimajad läbi. Kõik. Vahel tuli nädalast mitu kord. Hommikul oli Tartus loeng, lõuna ajal oli Jõhvis loeng ja õhtul tuli Narvas pidada loeng. Ja 2 korda nädalas oli palju. Ja ükskord oli Jõhvis oli pahandus ka, oli see oli juba 80 lõpus, ma õppisin siis Husudals instituudis. Ja mul oli instituudi märk ja muide töötasin ka siis instituudis Kuno Pajula sekretariaadis ekspediitorina. Saatsin laululehte, ristimist laululehed, eks ole. Nii ja Matuste laululehed kirikutesse. Ja jagasin veini ja oblaate. Veini ma jagan siiamaani Toomkirikus. Nii. Ja mul oli see märk lida ja mõte tuli, et kuidas nii, et mingid kommud olid. Sest see oligi parteimajas toimus see loeng. Märk rindas ja räägib siukest jama veel siin, et kuidas nii. Nii et mind kutsuti siis ühingteaduse ülemuse ette. Sergei Ivanov. Ta oli ju mingi aeg oli ka, näiteks oli Isamaas või Reformis või kusagil oli. Ma kindlasti tead. Pigem siis mul tundub Isamaa. 58. aasta Kaljukits. Ja me juba tundsime. Et seal ei ole aru saadud veel, et käib perestroika. Nii, umbes midagi sellest. Aga muide, mul oli 80 aastate keskel 2 korda käimist Pagari tänaval. Oli ka? Ja. Ma lugesin seeria loenguid Arsi kunstikombinaadis, mis on Kalevi kommivabriku vastas kohe, suur hoone, portselani maalijatele. Kus nad kinkisid mulle väga ilusa tassi, suur tass ja seal oli 12 märgi naise pildid siis tehtud. Vähe. Ja ilus. Ja keegi koputus. Keegi koputas. Ja ma käisin siis ära. Mäletan, kui esimest korda läksin, võtsin sepiku igaks juhuks kaasa, kes teab, et ja kui kaua tuleb seal, panevad kinni, et siis mul vähemalt sepikut süüa. No aga õnneks vist ei olnud vaja või?
ei olnud. Teist korda ka ma käisin. Ja huvitav, et ma unes näen enne seda. Ma näen unes, kuidas mind nõeltega niiviisi torgitakse. Pärast ma jagasin ära, need olid küsimused. Mina mõtlesin, et keegi tegi sul voodoo'd salaja. Vaat ei tea, või ei, ma arvan, et see oli ikka nii, et küsimused olid sellised. Kes kutsus? Kus te olete käinud? Nii. Mina küsisin, et kas siis ei tohi tegeleda seda. Tegelege, aga ainult oma kodus, ärge käige lobisemas. Nii-öelda. Üks küllaltki nooremapoolne meesterahvas, blond oli. No, ma ütlesin, teate, mul on niisugune astroloogi huvi, et millal teil ka sünnipäev on. Natuke mõtles, ütles 11. veebruar, ta oli veevalaja. Ma ütlesin, näete, te sobite inimestega tööle. Ja. Appi, mis sul kõik meeles on, see on ikka täiesti fenomenaalne päriselt ka. Ma tean, ma räägin nüüd vaatajatele ka, kui ma vahel käin Igoriga kuskil tänava peal ja tuleb keegi tema tuttav. Ta võib-olla nime ei tea, aga ta teab alati, mis tähtkujust on. Ja ma olen, sul on Veenus veevalajas. Ja, aga nime ei tea. Ja. Kui sa teed muidugi kaarti, siis sa nii palju süvened ju inimesesse, et see jääb meelde ja no vaata, nüüd jõuame 90-ndatesse. Vabariigi taastamine ja kõik muutub. Kuule, aga ma ühe küsimuse küsin vahele. Vaata, see praegu on selles mõttes nagu hästi eriline aeg astroloogiliselt, et Neptuun ja Saturn saavad kokku ja nad saavad väga harva kokku, nad saavad üle 37 aasta. 20. Ja see on nagu super suur asi ja samamoodi ju juhtuski 89. aastal, kui põhimõtteliselt oli siis meil see Nõukogude Liidu lagunemine vaikselt juba ju hakkas, me hakkasime murenema, meie juba olime hingelt ju vabad, kuigi okei, formaalselt me veel ei olnud. Ja need suured planeed liikusid palju kitses. Ja seesama Saturn, Neptuun olid koos, et kas see tähendab, et kui seda paralleeli nüüd tuua tänasesse päeva, et kas see on nagu tähenduslik praegu ka või? Ja muidugi on. Need on suured kauged planeedid ja Neptuun on transcendentne. No, Saturn kannatab siin rohkem kui Neptun, sest Neptun püüab lahustada. No sellepärast see aasta kevad on ikkagi raske ja segane. Neptun on segased asjad ja ta haarab institutsioone. Ta võib terveid riike haarata, et aga ta on jääramärk ja jäär on ju sõjamärk või ka või kuidas sina näed? Jäär on ettevõtja, algataja. Et mõnedel ilmselt tekib väga tugev missioonitunne, nagu Neptuniga ta visioon, pilt, mida ta peab tegema, see on kuidagi kaastunne, kas siis vaeste õnnetute väetide osas või teda hakkavadki ümbritsema sellised eluheidikud ja kahjuks ma kardan, et see võib juurde tuua. Eluheidikuid just nimelt. Kuule, mina näen seda, mida sa oled kogu aeg rääkinud, nii-öelda tsivilisatsiooni lõpp, et see tehisaru ikkagi potentsiaalselt võib juhtuda, et võtab sealt nii palju töökohti ära, et inimesed jäävadki, et see asotsiaalide hulk lihtsalt kasvabki. Ja, mina vaatan selle peale negatiivselt, see on, sest on näha, et selle tsivilisatsiooni hävitab ära ta oma loodud tehnika. Sest
noh, ei saa nii hingetuks muuta, kõik on nii mehaaniline, ta on noh, inimene tahab suhelda teise inimesega, et ta tunneb tema hinge. Aga kui ta peab suhtlema robotitega, siis ta hinge ei tunne, seal ei ole seda. Ja see toob väga palju probleeme toob. Ja modernne maailm on lõpetamas oma aega. Ja ta kristlikus seisukohas on patune aeg, sest seal on pööratud tähelepanu maistele asjadele. Keskajal oli vaimsetele, spirituaalsetele asjadele. Sellel ühiskonnal, tehnokraatlikul ühiskonnal on puudu sidemest transcendentse teispoolse maailmaga. Riigil peab olema side teispoolse maailmaga. Ja, sest tal peab olema ideoloogia, mille nimel inimesed pingutavad. Nõukogude ajal see mudel oli olemas, aga tal sisu oli vale. Ei olnud. Sest oli väga selge ideoloogia, see oli marksismi-leninismi pinnalt, et on vaja ehitada kommunism, sotsialismist kommunism. Ja tehti isegi filme, kuidas peab kommunistlik noor välja nägema, kuidas ta hommikul tõuseb, võimleb ja võtab oma raamatud ja läheb kooli ja ideaal oli mingisugune ja selle üle sai naerda, aga oli, et Leida Peips lüpsis nii palju piima, et lõpuks kutsuti ta põllumajandusnäitusele või kongressile Moskvasse, eks ole. Stakhanov täitis kõik plaanid, iga kord täitis plaanid üle. Ka kutsuti kongressile. Aga nüüd on ju vaata, need tehnoloogia miljonärid, miljardärid tegelikult, mitte miljonärid, noh nende käes, kelle käes on see 1% või tähendab see 98% kogu maailma rahast. Nendel on ideaal. Nende ideaal on see, et no see on puht materiaalne. See on mingi küborg on nende nagu masinaga ühendatud inimene. Ja. Et see on täiesti kohutav, sest et ma ütlen ausalt, et isegi see koroona ei olnud nii hirmus minu jaoks, kui see, kuhu see tehisaru areng praegust teel on, et see on nii jube. Jaa, sest vaata, siin on see asi, et maailm, see tsivilisatsioon ja maailm läheneb kogu aeg ökoloogilisele kollapsile, aga ta on elav organism, kaia, maakera ja inimesed, kellel veel ikkagi hing on, nad tunnetavad, et midagi on rasket. Psühholoogiliselt on raske. Seda... Sellepärast, et looduskeskkond ümber ringi on nii palju häda saanud, nii palju viga saanud. Mina vana mesinik olen. Ehkki ma läksin õppima seda mitte mee tootmise pärast, ma läksin seda õppima sellest, et saada eraldi elama, saada loodusesse metsa elama. Ja, aga see nagu õpetas palju, mul on väga huvitav alati sõita Aegviitu ja Jänedale ja sest ma seal alustasin, siis oli ju ette määratud sundaeg, sa lõpetasid kooli, sa pidid sundaja töötama, 3 aastat pead töötama nüüd. Aga siiski said valida kuhu. Mina valisin, sest ma Tallinna sõit rongiga oli mul väga lihtne. Ma käisin oma õpetaja juures, tema andis mul kirjandust. Ja siis ma tõin sinna Mesilasse, kus ma elasin metsatöölise majas ja puumaja. Ise tegi pakkudest mööbli, voodid, kõik. Tuttavad tuli, sa elad nagu isa karu. Ja ise küpsetasin leiba, karaskit. Külalistel väga meeldis, kui lõikasin seal siis
küpsetatud karaski keskelt niiviisi pooleks ja panin mett vahele, vesi sulas, kõik vesi sulatasin. Kõlab tõesti väga hästi. Oota, mis aastal see oli, mis aastatel? Need olid 70. aastad. 70. lõpu poole, sest ma lõpetasin Onuspere 77. Ja, aga natuke ma võtan neid 90-ndaid ka, kui see kõik kokku varises ja nii. No siis hakkas nagu välismaal on, et astroloog ootab klient, et keegi helistab. Ka olid helistajad, aga põhiküsimus oli, kas tal tasub jääda kodumaale või sõita välismaale elama. Väga palju sellist küsimust oli, nii venelaste kui eestlaste. See oli siis 90-ndate alguses? 90-ndad olid, jah, sellised. Inimesed otsisid oma kohta, uut niši, sest vana oli ju kõik lagunenud, jah. Aga mida need kaardid näitasid siis toona? No kellel kuidas, mõnele näitasid tõesti, et mingu välismaal, seal ta kõik leiab, läheb lahti elu ja ta on väga õnnelik ja mõnele jälle hoiatad, et seal sa ei löö läbi ja tulevad haigused ja nii. Ja nüüd muidugi, no mina olen emad, ma olen ju pensionär, ma ei pea töötama. Nii, aga aeg-ajalt ikka nüüd koolilapsed on nii osavad tegema kaarte. Nutitelefoni pealt saab näha. Ma istun Kadrioru trammis, sõidan linna. Minu ees on 2 tüdrukut, võib-olla 12-13 aastat. Kuule, kas sa tead, et Juhanil on lõvi tõusumärk? Päriselt, issand kui põne. Vaata, nad oskavad arvutada tõusumärki. Ja. No seda tõesti, et see on väga lihtne, võtad lihtsalt õige äpi lahti ja kõik on olemas. Jah, see on, et kuidas, kui ma just räägin, et 70. aastatel see oli täitsa tundmatu maa, üks lihtsalt kehitasid õlgur, 80 hakati huvi tundma. 90-ndatel läks väga isiklikuks, et leida oma koht. Ja nüüd on inimesed väga pessimistid. Inimesed olid optimistid 80-ndatel aastatel. Kui ma sõitsin kultuuriväest, no kas Eesti saab vabaks? Ma ütlesin, jah, saab vabaks. Ma näitan teile Gorbatšovi horoskoopi. Ja Gorbatšov on hea iseloomuga. Tore mees, sümpaatne. Aga tal oli näidatud, et ta riigi asju ei mõista veel, et ta väga hea kompainer, aga riigimees ei ole. Ja riik laguneski käes ära. Ja vaat kaladega see asi, et kala loob kas paradiisi või kaose. Ja. Kalaga lepid kokku, tuled kohale, ei ole. Ja. Et nii, no võt, Päts oli ka kala. Ja lõpetas hullumaja. Ja lõpetas hullumajas. Kuule, kellel on kõige huvitav, sa oled ju tuhandeid sünnikaarte vaadanud. 15 000. Oh my goodness. No jube palju. Kas on mõni selline, mis on sul meelde jäänud eriliselt või et kellel on siuke kõige huvitavam või kõige potentsiaalikam kaart? No jäävad äärmused, üks 60 keskel sündid naiste rahvas, kellel on kaart täitsa punane. Sa tead, et punane tähendab halba aspekti. Jah, ikka. Ta on aeg kvadraadid opositsioon, ta oli ühtegi rohelist. Ja muidugi need, ei saa last. Mees jättis sellepärast maha, et ei saa last. No siis ta ei olnud võimeline enam tööd tegema, kui mees ta maha. Sattus hulluma. Vau.
ja kõik see ikkagi. Tal oli, ta ei olnud kala, aga tal oli kalades oli planeet, tuli välja, tuli minu juurde, mis ta peab tegema ja nii. Ma ütlesin, kõigepealt sa ei tohi üksi jääda, et kui üksi kõik see depressioon, et hakka käima käi kirikutes, et vaata, mis kogudus sulle sobib ja et sa sööd rahva seas ja liturgia ja ta hakkas käima Nevski katedralis Toompeal ja tutvus kreeklasega, kreeklased on ortodoksid, pensionär ja see viis ta ära. Ja see naine saatis mulle kirja ja kaardi tänas, et nüüd ta tunneb ennast hästi. Vau, ja elabki Kreekas praegu ka või? Ja ta ongi Kreekas. Nüüd ta, ma ei tea, võib-olla ta on juba teises ilmast. Minust oli iga noorem. Oli. Aga et saab niiviisi aidata. Et sa tead, et algselt võib ju kaart olla väga punane, raske. Muide Savisaarel ka oli raske kaart. Savisaarel oli see suur rist, vaata. Jah, raske kaart. Aga muidugi see midagi erilisust tähendab. Ja, aga aja jooksul kõik need planeedid ju liiguvad. Ja nad moodustavad häid aspekte või võib tulla aastaid, kus enamus planeete hakkab moodustama häid aspekte. Ja siis ta tuleb välja omadega ja tal on rõõmsam aeg ja nii. Aga muidugi ma tahan öelda siin ka seda, horoskoop tehakse lapsele või selle inimesele valmis siis, kui see laps on ema kõhus. Nõnda, jah. Ja. Kõik, mida ema teeb, kaasa läbi elamused, kas vaimustused, rõõmustused või õnnetuseisud, ehmatused, see kõik on kaardis. Vot hea näide, vaata mina kooli ajal palju kokutasin. Ma tean, ma sain peksa. Päriselt? Isalt sain peksa, jah. Et sa kokutad? Ja ma põgenesin laua alla, isa võtsin sealt ja kõvasti kolkis. Ma jäin kokutama. Ja koolis kardad minna suuliselt vastama, teised naeravad. Ja põhiliselt KPT-d. Ja ma hakkasin käima logopeedi juures Keskaiglas. Ja seal käib ka Ülo käis. Ja väga kokutas ikka. Ma tema siiamaani suhtlen. Ja tema rääkis sellise loo, et kui ema teda kandis, siis ema sattus sõjahäire alla. Tulid lennukid, siis Pärnus olid lennukid ja oli uilgamine ja oli nagu ema ehmatas ja otsis siis varju, et kuhugi põgeneda varju. Ja mõtle, lapsel on see sees nüüd. Ja ongi. Tal on just see mõistuse aspekt Merkuriga, Uraaniga niivis, et mingi šokk oli tal. Ja on see ja natuke naljakad ka. Me suhtleme, ta on minust vanem natuke, aga ta on sportlik. Ja ta tegeleb tantsukunstiga, ta käib peotansse õppima. Ära sa märgi, praegusel ajal veel. Ma võin siin tuttavaks tead väga huvitav. Ja tema ütleb, et tema käib kogelejate klubis. Nüüd on Tallinnas olemas kogelejate klubi. Ja et tuleks mina ka. Ma rääkisin kodus naisele. No siis sa pead hakkama uuesti kokutama. Ja vaata, mitte kunagi, mitte keegi tõenäoliselt ei teaks või ei oskaks. Kui ma nüüd sinna lähen, et olla oma inimene, ma peab muidu ei võta järsku seltskonda. Aga ma sain seda
see oli mul kooliaeg põhiliselt, hiljem täiskasvanud, eks paika ma praegust ei kokuta, sest ta ei olnud ju päris kaasa sündinud, see oli sihuke ehmatus, need horoskoop, kõik ma olen naistelt küsinud, et kui sa kandsid oma last, mis sündmused sul oli ja loomulikult, kui mees oli joodik, peksis ja nii, no siis on seepärast on nii raske kaart. Jah. See on kõige tähtsam. Vanadel headel aegadel naine hoiti kusagil tornis või kusagil. No ilusti hoiti nii, et paha silm ei lange. Ja oli, jah. Ja. Sest see kõik mõjutab. Millises ümbruses ta on. Nüüd ma olen Kadriorus jalutanud pargis, see oli just suvel ja soojadel ajadel. See noorte kamp, seal istuvad istuvad mitte normaalselt pingi peal, vaid pingi ääre peal ja jalad siin peal, joovad õlut ja näen seal üks on tead rase, kõht ees, juba õlut suitsetavad, ta juba potentsiaalne narkar. Tulla. Elu on nii abras, minul on see mõjud ja ma näen, kui abras on elu, kuidas elu tuleb hoida, et positiivsust. Praegu meie noortel läheb väga raskeks sest riik, ametlikud institutsioonid ei tee midagi loodushoiuks, no näha ei ole. Ma olen metsas palju käinud ja kui mesin töötab, nüüd ma olen seda vaatama, see pole seda metsa enam. Nii. Ja õnneks mulle väga meeldib nüüd viimaste aastate Postimees. Seal on tähenduse teejuid. Hardo Pajula toob väga targad inimesed, kellega ta intervjuud teeb. Ja. Näed, et Läänemaailma ülikool professorid käivad õppimas šamaanide juures, kas Mehhikos, Castaneda. Praegus toimub paganluse tõus, sest paganlus omas maagilist religiooni, mis oli loodusega seotud. Ta näeb Jumalat läbi looduse. Mina olen ka Jumala ja sellepärast ta on ka sakraalne, ta puhas, temaga ei tohi nii käituda, ta on elav organism. Ma väga kannatan praegust looduse seisundi pärast ja ma näen, et ei ole muutust. Kõik need konverentsid, mis on olnud kas Pariisi kliimakonverents või Saudi Araabias, nad ei vii kuhugi. Ja nii on, jah. Kuidagi. Aga kui asi läheb niivõrd tulus, et puhast vett ei ole, juba on puudus, puhast õhku ei ole, leiba ei ole, edasi. No siis peab hakkama, praegust on pööret vaja. Ma räägin, mis on väga tähtsat asja räägin, et praegus toimub metafüüsiline revolutsioon. See tähendab väärtushinnangute muutused. See, mis siiamaani oli, see oli Kopernikuse, Descartesi, Baconi, Newtoni maailma nägemine. Muide, nad kõik on usklikud, aga nad aitasid kaasa ateistliku maailma loomisele, sest nad lõid mehhanistliku maailma nägemise. See maailma nägemine on puudulik, ma ei ütle, et ta vale on. Ta on puudulik. Nüüd on vaja siia lisada spirituaalne maailm, transcendents. Ja sellepärast ütlen, et nüüd on vaja idealistliku maailmavaatega parteid. Ma küsin Kristina Kallaselt, Paide arvamusfestivalilt, kas teie erakond kannab idealistlikku või materialistlikku maailmavaadet?
tead ta kaua mõtles. Need kuulajaskond hakkas nihelema ja siis ta ütles ohke ka. Idealistlik. No vot. Aga ei ole, nad on kõik materialistid. Kuule Igor, anna andeks, aga nüüd on nii, et meil hakkab aeg selleks korraks otsa saama. Jah, nii et ma tööd, kuuled, mina tahan teile soovida, lugege Postimehe lisalehte tähenduse teejuhid. Ja teine leht oli veel, Trenokkel. Jah. Jah, aitäh kutsumast. Ja, sain aitäh räägitud sellest, mis mul südamel oli. Ja kes tahab astroloogia kohta rohkem, siis võtke aga Igori astroloogiline prognoos lahti ja Sirje poole pöörduda. Just. Ja meie täname. Suur aitäh!